Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tere taas kõigile! Mul on ülimalt hea meel, et jälle tuled kuulama ja jälle tuled uut põnevaid teadmisi saama, sest täna mul on nagu väga eriline külaline ja ma arvan, et kuna ma tean, et ilmselt siin tuleb ka natuke tagasisidet mu enda töö kohta, siis ma olen ühelt poolt nagu põnevil, aga teiselt poolt ma arvan, et väga suure uhkusega saan öelda seda, et tänane külaline podcastis on mu enda klient Triin Peterson. Ja miks ma teda siia kutsusin? Selle kohta on korra naljakas lugu veel. Et Triin muidugi kuulab kõiki mu episoode, nii nagu vist 90% mu klientidest kogu aeg kuulavad mu episoode. Nad on vist kõige tublimad kuulajad. Ja siis ta kunagi mainis mulle, et kuule, et miks sa ei kutsu mõnda nagu enda klienti, et põnev oleks seda nagu teekonda või kuidas nagu see kõik läinud on, et põnev oleks kuulata. Siis mul oli see kogu aeg siuke tagamõttes, et ma nagu et küll ma kunagi kutsun, siis mul on alati see, et mul peab see õige nagu tunne tekkima mingi inimesega või nagu see, et kuule davai, et see on nagu põnev, et see mind huvitab või et kuidagi mingi klikk peab ära käima. Ja siis ma siin nädala alguses mõtlesin, et issand, pühapäeval peaks mingi podcasti episoodi välja laskma, et mida ma nüüd teen sellega. Mul ei ole endal nagu üldse sellist nagu emotsiooni või midagi, et millest ma nüüd räägin, mul ei ole seda tunnet. Ja siis paar päeva tagasi hommikul käisin koeraga jalutamas. Siis mõtlesin, ma kutsun Triinu podcasti. Sellepärast, sest esiteks ta ise pakkus selle välja. Ise ta kaevas endale selle augu. Ja teiseks on see, et minu jaoks on nagu see Triinu teekond minu juures nagu mega nagu muljetavaldav olnud. Mitte nagu selles mõttes nende, ma ei tea, kaalulangetustulemuste osas või midagi siukest, vaid pigem just see nagu vaimne pool. Ja ma arvan, et ta on nagu igale naisele, kes meil seda podcasti kuulab nagu väga suureks eeskujuks just selle nagu arengu poole pealt. Sest see, milline ta oli 10 kuud tagasi, umbes 9 kuud. Septembris. Me alustasime septembri lõpus vist. Issand jumal, no siis ongi 10 kuud on ja. Ja ühesõnaga 10 kuud tagasi, või ma ei tea, võib-olla ainult mina tajun seda niimoodi, võib-olla Triin arvab üldse täiesti teistmoodi, aga mina tajun, et nagu mitte täiesti teine inimene, aga väga suure nagu arengu on Triin siin teinud meil ja täpselt sellest ma tahangi täna rääkida, et kuidas Triin on muutunud, kuidas ta ise on neid muutusi tähele pannud, mis on teda aidanud, kus ta varem on olnud, kus ta nüüd on. Ehk siis kogu sellest teekonnast me täna siin räägime ja Triin teab, et ma küsin ka võib-olla ebamugavaid küsimusi, sest ma tahangi hästi nagu siiralt ja ausalt rääkida ja mul on nagu ülimalt hea meel, et Triin üldse oli nõus nagu rääkima tulema, sest ma arvan ka see on tegelikult väga suur asi, et ennast üldse niimoodi ikkagi suht avalikult nagu avada, ütleme nii. Ja. Nii et võt see oli nüüd mul ei ole vist mitte kunagi nii pikka sissejuhatust olnud, aga enne kui me lähme siin teemadesse, tead küll, mis ma nüüd küsin, on see, et nagu sa tead, siis ma teen seda podcasti siin keegi mulle sellest palka ei maksa ja ei pea ka. Minu eesmärk on see, et kõik need teadmised, mis ma siin podcastis jagan, jõuavad võimalikult paljude inimeste juurde, just naiste juurde, sest vähemalt mina tunnen, ma ei tea, kuidas sina arvad, aga mina tunnen, et need teemad, millest ma siin räägin, on nagu hästi olulised just naiste jaoks ja ma tahan, et iga naine kuuleks neid mõtteid ja ma arvan, et eriti just see episood on mega kasulik kõikidele. Nii et ole hea, kui sulle meeldib see podcast, kui Triin meeldib sulle, kui mina meeldin sulle, kui sa said siit väärtust, siis ole hea, jaga see episood mõne sõbrannaga või tuttavaga, kus sa tunned, et äkki ka temal oleks kasu sellest podcastist või just sellest episoodist. Või siis jaga lihtsalt avalikult Instagrami stories, tagi mind ära, @Laura-Liis, kas sa tahad ka, et nad tagivad sind või? Ikka võib. Millise Instagrami me ütleme neile?
ütleme neil isiklikku Triin Peterson. Kas see on alakriipsuga ka või? Kõik kokku. Kõik kokku, Triin Peterson. Tagige Triinu ära ja tagige mind ära. Ja siis jõuate sellel sõnumil kaugemale jõuda. Või aitate. Keeled või sõnad on ikka keerulised. Aga lähme siis teemasse. Mina olen siin juba hästi ägedalt rääkinud nii-öelda lühidalt, miks sa oled mu jaoks hästi oluline. Nii ilus oli see. Joo, aga Triin, räägi ise, et kes sa üldse oled? Triin olen. Ma töötan graafilise disainerina. Juba siuke 17 aastat oma iseenda väikses ettevõttes. Teen trenni, loen raamatuid, ehitan maja. Kõike, mida saab teha, mis oleks siuke natukene põnev. Väga lahe. Ehk siis, kui pikalt sa trenniga üldse oled tegelenud juba? Trenniga ma hakkasin tegelema niimoodi, et tegelikult ma olen enamus elust ei ole ennast eriti liigutanud. Ma olen jalutanud, lõpmatuseni jalutanud, aga vahetult enne koroonat ma hakkasin Tai-boksis käima. Sest ma sõitsin maalt koju ja nägin Spot of Tallinna küljes silti tule Tai-boksi ja see tundus mu jaoks, et okei, ma siis tulen. Ja siis ma käisin seal paar aastat, aga meie seltskond kuidagi lagunes laiali, et läksid nagu eri teed ja siis see oligi siuke seltskonnas käimine, et hästi mõnus siukene oma seltskond oli. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen siis jõusaali ja siis 2023 ma läksin esimest korda jõusaali. Aga siis kaklema ei tohi hakata sinuga, et kui sa Tai-boksi teed? Soovitaks mitte. Okei. Väga hea. Aga mis sind veel rõõmustab peale trenni tegemise, jalutamise ja ma ei tea, kas su töö meeldib ka enda? Mulle töö meeldib ka, jah. Et see on selles mõttes nagu põnev, et kuna iga päev sa saad teha uut asja, sa ei tee kunagi. Et mul ei ole väga palju selliseid pikki projekte, et ongi siukene iga päev tõused hommikul üles ja mõtled, et mis siis täna saab. Et see on siuke täitsa põnev. Kuna ma olen seda nii kaua teinud, siis tundubki see kuidagi juba natukene tuleb nagu iseenesest, aga natukene iga päev ikkagi midagi põnevat juht ka. Väga lahe. Ehk siis sul on päevad hästi erinevad siis? Ja ma ei oska ette ennustada seda, et ma tean, et nad kestavad kella 8-6, aga mis seal juhtub, siis seda ma tavaliselt ei oska ette ennustada. Aga trenniaeg on sul alati kirjas? Trenniaeg on mul hommikul kella 6:30, nii et seda ei saa mitte keegi mult ära võtta. See, kusjuures see on nii naljakas, kui sa ütlesid, et kui ma küsisin, millal sulle sobib, põhimõtteliselt ideaalis õhtupool aga saab ka päeval, aga hommikul mul on trenn, selle ajal ei saa, kõik muu on nagu korraldatav. Selle ma just tõstsin niimoodi hommikusse, et see on see, kui teised kõik magavad veel ja siis ei ole kellelgi ei tule paremat plaani, mida teha. Väga hea. Ja ma küsin selle poole pealt ka, et ma sellest trenni poolest täna me ei räägigi vaata nii palju, me räägime rohkem toitumisest. Räägi, mis teema sul selle toitumisega on olnud? See toitumisega mul on väga halb teema olnud. Nii. Ma just hakkasingi mõtlema, et millal ma tean näiteks, et millal ma hakkasin esimest korda dieeti pidama. Ja siis mul tuli meelde, et see võis olla keskkoolis, kus ma leidsin sellise dieedi, mis oli mingi süsivesikute vaene dieet, kus sa võisid hommikul süüa ära ühe röstsaia, lõunal oli ja ühe muna. Lõunal oli keedetud kanafilee ja spinat, aga selle ajal ma isegi ei teadnud, mis asi see spinat on ja ma leidsin kuskilt külmutatud spinatit, mis oli hakitud ja külmutatud ja nägi rõve läga välja. Ja õhtuks oli siis mõnedel päevadel oli vist üks muna ja mõnedel päevadel oli kohv. Kohv õhtul või? Ja see oli kuskilt mingist ajakirjast, ma isegi ei mäleta, see oli 2000-ndate täitsa alguses ja siis see oli ikkagi muljetavaldav. Mitte mingeid tulemusi sellega ei tulnud, aga see oli esimene mälestus mul nagu dieedi pidamisest. Kas sa oled noorena või üldse elu jooksul mingit kaalu langetamist tablette ka võtnud või?
Vot neid ma ei ole võtnud. Üks klient mul just rääkis, et ta vist esimest korda sebis endale neid mingi 15-aastaselt. Ja siis ma nagu okei. Mul mingisugused tabletid olid mingi kase, ma mäletan, mingi kase oli algus, mingi kasekoore tabletid, ma ei tea, mida need tegema pidid. Ma arvan, et tegelikult need olid mingisugused nagu Figura tee oli. Vot Figura tee oli. See oli meie meeles veel, keegi kirjutas, et see oli kunagi üks niisugune ajaleht, noorte ajaleht. Ja siis seal keegi kirjutas, et sellega tema sai peenikeseks. Ja siis ma mäletan, et ma jõin seda Figura teed, aga see viis lihtsalt kehast nii palju vett välja, et sellest tekkisid teised jamad. Ma täitsa kujutan ette, jah. Mis põhimõtteliselt keskkooli, kas nagu mind hästi tegelikult huvitab see, et kuna ma tean, et sa praegu oled vaata täiesti teises kohas, aga nagu mina näiteks, ma ütlen ausalt, mina ei ole kunagi olnud, ma ei ole kunagi mingit dieeti teinud või nagu selles mõttes, vaata hästi tihti on noortel nagu see, et oh my god, see nagu, mis see on peer pressure, see surve on ja nagu, et issand, tema on peenike. Ma ei tea, kas mul oli savi, ma tean, et ma porgandimahla jõin, sest ma tahtsin ilusat pruuni nahka, on ja. Aga see on kõik, mis ma tegin. Ja siis ma vahepeal tahtsin olla mingi vegan või midagi siukest, aga siis mul vanemad ütlesid, kuule, et see käib ka kõigil läbi. Aga nagu sellist nagu, et issand, ma kaalun nüüd liiga palju või et ma pean nüüd peenik olema, mul sellist asja kunagi ei olnud. Ehk siis nagu, kui sina keskkoolis esimest korda nagu proovisid mingit sellist asja, kas see oligi lihtsalt nagu sellepärast, et sa tundsidki, et sa kaalud liiga palju või sa ei ole nagu ilus või? See oli aeg, kus oli 0-0 modellid olid kõik. Et selles mõttes, et kui sul minu jaoks oli see mõte, et kui sul ei ole seda tight cap'i ja kui sul nagu püksid peaksid olema puusakontide peal niimoodi, et nagu puusakondi ja siis kõhu vahe oleks ikkagi nagu suur vahe oleks. See on ainuke nagu aktsepteeritav välimuse vorm. See on korra võib-olla kuulajate, ma ei tea, kas sa tahad seda jagada, et kui vana sa oled? 42. Ja siis lihtsalt vaata kuulajad nagu saavad aru, vaata, sest näiteks ongi vaata minu aeg, kus mina kasvasin üles, on ju hoopis teine kui sina on ju. Mul nii mitu klienti ongi vaata, et ongi kõik mingi süsivesikute vaesed nagu dieete teinud, sest ma saan aru, et see 30 aastat tagasi oligi see, mida promoti. Jaa, absoluutselt. Et selles mõttes ma saan aru, et keskkoolis oli siis see nii-öelda esimest korda, aga kas sa tundsid, et see oli lihtsalt siuke periood ja nagu läks üle või nagu? See jäigi. See tuli selleks, et jääda. Pärast seda tuli mingi kaalujälged. Ma ühe korra vist käisin kaalujälgetes koha peal, aga mulle see koha peal käimine väga ei sobinud. Neil olid ka mingisugused lehed, kus sul olid peal toiduained, mida sa sõid, mingid punktisüsteemid olid. Siis tuli FitLab õnneks, mis oli nagu nendest, vahepeal ma tellisin erinevaid toitumiskavasid, mis loomulikult ükski ka ei töötanud, on ju. Ja FitLab oli vist kõige viimane. Aga ei, seal oli ikka need, et süsivesikut, et kartul ja riis jääd ära, siis salatit võid süüa. Ja salatit ja liha, et see oli nagu niisugune asi, millest ma sain aru, et sa tohid süüa salatit ja kanaliha. Ja ega rohkem neid häid toiduaineid ei olnudki väga. Okay. Aga näiteks keegi ei rääkinud sellest, et ära joo suhkruga jooke. Et limonaadi võisid ikkagi juua, jah? See on ju jook. Ja joo. Jah, kuigi isegi vee joomisest ju selle ajal üldse ei räägitud, et see vee joomise selline nagu vee joomine sai popiks minu jaoks, kus ma sain aru, et ma pean nagu vett jooma, oli, ma arvan, et kuskil 2008. Et siis ma sain aru, et võib-olla väga palju, et mul tervisevead on hoopis sellest, et mul lihtsalt dehydration on ju. Ega jah. No ega praegugi nagu, mina näiteks olen ka täiega harjutanud endale vee joomist, sest minul nagu lapsepõlves ka nagu, mul vanemad isegi ei lubanud enne lõunasööki vett juua. Sest siis sul on kõht täis. Jaa. Just. Ja siis sa ei söö enam. Praegust lastele pannakse veepudelid kaasa, et sa ei tohi last saata isegi kooli ilma veepudelita. Ja kas või tühja veepudeliga, et ta saab koolis täita, et seda nagu hästi rõhutatakse, mis on iseenesest hästi tore. Et aga jah, see on selline täiesti võõras asi, et... Aga mis ise nagu
tunned, et noh, ma saan aru, et sa oled siis neid nii-öelda erinevaid asju katsetanud, et nagu ma lihtsalt mõtlen, mis mõtted või mis emotsioonid sul nagu sel hetkel nagu peas olid, et kui sa katsetasid neid asju, kas oli nagu teadlik või sa lihtsalt vaatasid, et seal mingi uus asi, davai, proovin, okei, ei tööta, võtan järgmise asja või mis nagu see mõttekäik sul peas oli? Alati sellise suure õhinaga läksin kõikide uute dieetide ja lubadustega kaasa. Siis neid kuna sotsiaalmeediat oli vähem, siis oli neid lubadusi ka nagu loomulikult vähem. Ja läksid kaasa ja siis tegid ja siis sa vaatad neid edulugusid, sest edulud ütlevad, et sa võtad siin 30 kilo alla ja sa võtad siin mingisugune 20 kilo alla ja kõik, kes võtavad seda nädalaga, kes joovad ainult mahla. Ja sa teed seda ja sul võib-olla alguses lähebki paar kilo alla, aga siis ta jääb seisma ja siis enam ei toimi see asi. Ja siis sa pettud. Kas olid sel ajal, kui sa katsetasid kõiki neid dieete asju, kas olid nagu tegelikult nagu ülekaalus või sa olid tegelikult nagu normaalkaalus? Ma just vaatasingi vanu riideid, et siis kui ma ise enam-vähem mäletan sellest ajast, et need olid ikkagi SM suuruses, nad ei olnud nagu nii suured, aga siis ma katsetasin ja need asjad ei töötanud ja siis jäidki nagu mõtlema, et okei, et kui need ei tööta, et tegelema mingite muude asjadega ja elu läks edasi ja tegelesidki muude asjadega ja ma ei tegelenud enam üldse oma kaaluga. Ma sõin seda, mida ma tahtsin või seda, mida nagu tundus. Kuni ühel hetkel ma kaalusin 96 kilo. Ja siis ma sain aru, et aga see on nüüd nagu väga suur error. Aga kui ümber olid inimesed, kes kõik ütlesid, sa oled jumala ilus, vahet ei ole ju, et ära põhe. Et siis see nagu mina pilt nagu kuidagi läbi nende tuli sellisena tagasisidena, siis oligi, et kuna mulle väga meeldib šopata näiteks kaltsukates ja siis ostsid kogu aeg uusi riideid, seega sa ei saanudki aru sellest, sest sa lihtsalt ostsid seda, mis sulle sobis. Ja sa ei saanudki nagu aru sellest, kuidas see kasvas ja sa peeglist nägid seda pilti, mis võib-olla ühel hetkel tundus sulle paks ja siis sel hetkel mõtlesid, et tegelikult see ei olegi nii hull, aga see peegelpilt oli nagu väga palju muutunud, aga sinu see silmapeegel oli ikka üks ja sama. No kuidas sul enesetunne oli? Raske oli. Aga sellest, et raske oli, sain ma aru pärast seda, kui enam ei olnud raske. Et kui ma jälle uuesti alla võtsin, siis sa said aru sellest, et ma saan diivanilt püsti tõusta niimoodi, et ma ei pea hoogu võtma. Et mingid sellised täiesti nagu naljakad asjad, mida sa ei oska üldse hinnata. Aga loomulikult see allavõtmine toimus niimoodi, et see üks ainuke asi, mis alati töötab. Sa lõpetad ära absoluutselt söömise. Et siis ei olegi põhimõtteliselt mitte midagi. Ja siis see kaal kukub ja sa saad seda eduelamust kogu aeg. Ja siis sulle meeldib see, kuidas inimesed ütlevad sulle, et issand, sa näed nii kena välja. Ja siis sa näljutad edasi, kuni ühel hetkel nagu ta jääb jälle seisma. Ja siis sa hakkad sööma ja siis sa näed, et aga nüüd ta tuleb tagasi. See on nagu siuke jojo efekt, hästi tugev jojo efekt. Ja see tegi sellised tagasilöögid jälle, mis lõpuks tõidki sinu juurde. Sest ma sain aru, et sellest kõigest on nagu nii palju, et see kõik on tegelikult nii palju peas kinni. Ja ma olen oma peas nagu nii halvas kohas oma kehaga, et mul on vaja natuke teistsugust abi. Et see, et ma täidan mingit kava, see enam ei tööta. Ma tahan korra, mulle väga meeldib see, kuidas sa praegu avasid ennast, aitäh sulle selle eest ja me kohe jõuame sinna punkti tagasi, aga sa juba enne mainisid ka, vaata, et sa mingi kavasid asju ka proovid. Miks need sinu puhul ei toimunud? Mul ei ole aimugi. Ma arvan, et mul tegelikult, ma arvasin, et ma teen kõik õigesti, aga kui sul puudub taustateadmised, kuidas need asjad töötavad ja sa lihtsalt pimesi jälgid mingit kava, siis ta ei tööta. Sellepärast, et sa teed süüa, sa kaalud oma toidu ära, aga siis sa maitsed seda. Aga see palju sa seda maitsta võid vahepeal,
see annab võib-olla ühe toidu korra sulle juurde ja sa ei pane seda täpselt samamoodi need joogid on ju, et jaa, ma võtan teen selle endale kaalutud toidu ilusti ja võtan juurde siidri. No kõik on juba läbi, aga keegi ei ütle sulle seda, et seda nagu ei olnud, kõik oli hästi toidupõhine, et siis ma arvan, et seal oligi, need on need varjatud kalorid, millest nagu sulle tundub, et sa teed kõike õigesti, aga nad on seal peidus. Või noh, annad lapsele süüa ala on ju ja siis see on see just ja siis kõiki neid asju, noh, kõik need asjad ju töötavad sinu vastu tegelikult. Ja ma arvan, et võib-olla need kavad ei olnud ka, need kavad, mida ma tellisin, olid standard. Nad ei olnud sinu järgi, nad on ikkagi see välja saadetud kava, et siis ta tegelikult ei ole nagu, ta on mõeldud üldiselt. Ja seal võib-olla nüüd see toiduained, mis sulle ei sobi. Et selles mõttes need valmis kavad, aga miks FitLab oli jälle hästi palju toredam, et seal sa said ise kokku panna. Aga seal tuli ka jälle see, et siis sa hakkasid mõtlema seda jälle juba palju, et okei, et ma panen selle kokku, siis ma pean endale järgmise kava kokku panema ja siis see toidusuunitlus läks nii suureks lihtsalt, see võttis päevast nagu nii suure aja. Ja kogu aeg mõtled ka selle peale? Kogu aeg mõtlesid selle peale, ja see oli niisugune hästi, sellest ma kirjutasin sulle ka, et see on niisugune hästi veider avastus nüüd on ju. Nii küll, jõuame sinna. Ma tahan küsida seda veel, et sa rääkisid, et sa mingi hetk võtsid hästi nagu kaalust juurde, et kas see oligi lihtsalt siuke nagu oih, nüüd nagu juhtus või nagu sel ajal sa kuidagi nagu, ma ei tea, kas olid iseendaga või palju vaata räägitakse, et ma ei tea, oled augus ja siis sööd igas mingit rämpsu, et kas see oli nagu siuke või see oligi lihtsalt see, et nagu sa ei pööranud tähelepanu ja siis lihtsalt nagu juhtus? Ma ei pööranud tähelepanu sellele. Tegelesin nagu muude asjadega, et ma sain nii palju, ma olin just nagu oma firma teinud ja kõik siuksed, ma sain lapse ja kõik sellised asjad, mis võtsid nii palju seda fookust endale, et mul ei olnud seda aega nagu lihtsalt obsessida üle oma selle kaalu ja toitumise. Et see oligi nagu see põhiprobleem, ma arvan, mis juhtus. Ja siis ma ei pannud nagu tähele, et see enda kaalumine, miks tänase päevani mul on see enda kaalumine on jube tähtis, lihtsalt sellepärast, et ma kardan seda fookust kaotada. Et ma pean ennast kaalumist, mis siis juhtub, kui ma nagu see töö on nii palju on ära tehtud lihtsalt, et kui ma nüüd uuesti langen sellesse samasse auku näiteks. Okei. Kui sa olidki siis tippkaalu peal, ja mis dieeti sa lihtsalt ei söönudki või nagu... Lõpetasin söömise. Ma lihtsalt, siis sel hetkel nagu oli seda nagu hästi lihtne teha, sest kõik läks nagu elus allamäge, et siis oligi see enesekaristamine, et ju siis mina olen süüdi selles, et asjad halvasti lähevad ja põhiline, mis selles süüdi on see, et ma olen paks. Sest mis muu saab olla üleüldse ju maailmas nagu muuta midagi. Ja eks see, kui sa oled ikka paks, siis see on see kurja juur. Ma nii palju asju olen oma elus üleüldse nagu keeranud selle ümber, et ma arvatavasti nagu näiteks ei saanud seda tööd, sest ma olen paks või see, kuidas... Päriselt? Jaa, kuidas nagu täiesti... Aga miks sa nii arvasid? Ma ei tea. Kus see nagu tulnud on või nagu... Mul oli... Näiteks meil on sõbrannaga siiamaani, nagu kuna ma olen talle nii palju sellest jahunud, siis siiamaani on see, et kui ta alustab mingit juttu kas enda välimusest või millestki, siis ta alustab sellest, ma tean, et sina oled paks, aga ma nüüd räägin sellest, et on ja ma olen hästi palju nagu näiteks, et lähed välja ja siis mõtled, et mul täna ei meeldinud väljas või midagi, aga see kõik on arvatavasti sellepärast, et ma olen liiga paks. Aga kas sul on nagu, ma ei tea, kas sul vanemad... Jaa. Põhimõtteliselt võib ja. Issand, jaa muidugi, käi korra ära.
no Pekki, pean ikka kastima seda video. Elekter läks välja või? Alumisel jah. Päriselt või? Issand, no ikka vana maja. Jaa. Nii, jätkame siis. Mis ma tahtsin küsida on see, et nagu ma lihtsalt nagu mõtlen, et kas sul on kuidagi siis, ma ei tea, kas sa tahad seda muidugi jagada, siis võid ka ei öelda, aga kas see on kuidagi nagu lapsepõlvest tulnud või sul vanemad on mingi kuidagi nagu, või nagu ma mõtlen nagu, ma ei tea, sest see ei ole väga normaalne mõtlemine. Ei, see ei ole kindlasti väga normaalne mõtlemine ja jah, hästi palju asju on nagu mul üleüldse on nagu ümber selle põimunud. Ja noh, nii nagu need Instagrami meemid on ka, et tol hetkel oli, et noh, ma tahaks, et ma oleks nii paks nagu siis, kui ma mõtlesin esimest korda, et ma peaks dieedile minema. Et noh, tegelikult ei olnud see, et jaa, pärast last oli see tõesti see tippkaal ja see oli õudne. Et see on paljudel õnneks mul ei ole ka sellest ühtegi pilti. Ongi nii või? Jaa. Aga võib-olla peaks olema, siis on hea meeldetuletus, et kuhu sa ei taha jõuda uuesti. Ma arvan, et võib-olla kellelgi kuskil on, et aga need ei ole minuni jõudnud sellepärast, et noh, et see on nagu respekt on. Et aga jah, võid. Aga kuidas sul siis, kui sa nii-öelda näljatasid ennast, kuidas sul nagu see energiatase ja nagu, kas sa üldse suutsid nagu, noh, sa olid ju siis ka juba enda ettevõttega ja mul oli 2-aastane laps, ma üksinda kasvatasin 2-aastast last ja mul alla 2-aastast last. Ja ma kolisin veel, tegin remonti. Ma ei tea, aga ma arvan, et võib-olla siis oligi seda nii palju talletatud, et seda sai ära kasutada. Et sai nagu, jah, et need varud olid nii palju. Sellepärast neid varusid vaja oli. Sest nagu ma mõtlen, lihtsalt jällegi, ma mõtlen oma võistlustieedi peale, nagu ma olin suht laip ikkagi nagu, noh, kui ma võrdlen kas või praegusega, ma nagu tunnen, ma olen täiesti teine inimene, sest mul on nagu energiat, ma viskan nalja, ma olen nagu, noh, jõusaalis ka nagu, ma mingi, isegi nüüd eriti sel nädalal päiksega, ma mingi naeratan, ma ei näegi välja, nagu ma tahaks kõiki tappa ja see lihtsalt, kui ma mõtlengi, et sa nagu ka, okei, noh, sul oli ka mingi oma eesmärk, noh, miks sa ju tegid seda, sa tahtsid kaalu langetada, aga kas sa ei tundnud, et okei, et kas see on nagu võib-olla vale viis seda teha, sest noh, ma eeldan. Mulle tundus see ainuõige, sellepärast, et ma nägin tulemust. Ja niimoodi ma saingi 25 kilo sain niimoodi alla. Ja suhteliselt lühikese ajaga nagu detsembrist mingisugune märtsini vist. Et noh, see jättis nagu ka oma jälje loomulikult on ju nahale ja kõigele, aga ta tuli ära. Ja siis oli juba, siis sa nägid, et okei, see on võimalik, aga sealt edasi enam ei suutnud. Siis tuli see piir ette, et või siis ma ei tea, mingisugune kuskil mingi ajukeime läks nagu paika, et hakkas errorid lööma, et oota, nüüd võiks hakata sööma. Aga see veel ei tähendanud. Kas sul tekkis see hetk nagu, et nüüd peaks nagu sööma sellepärast, et sa tundsid, et enam nagu kaal ei liigu või pigem oli nagu sa olid juba nagu nii laip, et ma isegi ei tea, jah, võib-olla tõesti, et energiat enam ei olnud ja siis nagu keha sundis sind sööma lihtsalt. Aga siis ma hakkasin ka leidma neid, et ma jõin smoothisid, et tegid nagu selle keefiri ja spinatiga endale smoothie on ja noh, sellega sa pidid ikka pool päeva hakkama saama on ja. Selge, ja, räägi. Jah, et siis kui nüüd hiljem nagu sa vaatad, et inimesed ütlevad, et ei, et sa pead sööma mingisugune 2000 kalorit on ja seda nagu tervislikku kalorit, noh, mitte nagu mingisugust McDonaldsit, kus on lihtne saada, aga ja siis sa vaatad neid koguseid, mõtled, vau, päriselt, niimoodi saab ka või ma ei usu. Päris nagu, kas sa peale seda, kui sa see 25 kilo alla võtsid, ja siis jälle nagu sööma hakkasid, kas sa võtsid siis nagu juurde ka jälle või siis ta nagu... See oli vist 3-4 kilo tuli juurde ainult. Okay. Ja see ei olnud enam nagu, noh, sellega ma isegi olin nagu mõnes mõttes arvestanud, et see tuleb, et nii palju ma ikkagi suutsin mõelda, et ma sellest nagu kohe mingisugust uut raamat ei tekitanud endas,
ja siis ma jäingi sinna kõikuma lihtsalt, et 3-4 kilo siia-sinna ja seal ma kõikusin aastaid. aga kas selles kaalus sa tundsid ennast hästi või kui sa olid selles ülemises otsas, kus sa +4 kilo, siis ei tundnud üldse. Okay. Ja siis selles alumises otsas see oli nagu elatav, aga see ikkagi tahtsid nagu kogu aeg peas kuklas on nagu see mingisugune ideaalkaal, mida sa saada tahaksid. Kas see ideaalkaal oli tervislik kaal või? Ei. See oli lihtsalt, et tundus, et olla peenike ja. Et olla peenike ja. Et sa ongi täpselt, et vaatad, ma töötan kodust ja ma töötan kodus, kus ma nagu selles mõttes üksinda, et mul ei ole seal kedagi, ma üldjuhul päeva jooksul klientidega suhtled, aga sa ei näe kedagi, et telefonis vaata võib-olla räägid. Ja siis ikka scrollid internetis on ju, trennis ma käin hommikul, kus saalis on 2 inimest peale minu on ju ja et väga tihti, väga paljudel päevadel ma ei näegi kedagi ja see internetist nähtu nagu võib-olla talletab aiu niimoodi, et sulle tundub, et sa panedki need iluideaalid selle kaudu paika, et mis on väga vale. Kusjuures praegu minu arust ongi, või ma ei tea, kuidas sinu Insta-feedis välja näeb, aga minu Insta-feedis on praegu hästi palju see, et umbes, et see sotsmeedia maailm ongi nii vale, et mine randa, vaata, millised inimesed seal nagu päriselt välja näevad. Ja siis Instas vaatad, kõik on mingi six-packidega ja niimoodi ja aga mine randa. Nagu see on see päris elu, on ju. Jah. Et jah, ma küsin selle koha pealt, kuidas sul nagu tervis oli selle ajal, sest ma mõtlen, et okei, et üks asi on jah, okei, sa oled ülekaalus, sul on raske tunne, on ju, aga samas nagu, kas sul on nagu mingid muud nagu tervisehädad justkui ka nagu tulnud sellest nagu kaalu tõusust või siis sellest kiirest nagu kaalu langusest? Kaalu tõusus oli see, et mul tekkisid kukekannused või kunagi on siis ühesõnaga olnud hüppeliigese vigastus, mida sa ise ei mäleta või ei tea ja sellest siis kaalu tõusuga see hakkas tunda andma. Seega ma ei saanud käia korralikult. Et sa pidid ennast alati hästi soojaks käima. Lõpuks ma leidsin mingid kannatoed vist, mis aitasid, et näiteks see on nagu see asi, mis kohe kui kaal alla läks, tähendab, muret enam ei ole. Ja see on nagu hästi suur asi, mida hinnata, sest näiteks sa ei saanud kunagi palja jalu käia, kuna see valu ikkagi kandatus oli välja kannatamatu. Okei. Ja põlved ei valuta enam, sest seda koormust neil ei ole. Trepist käia sa saad. Aga sellel kaalulangetuse ajal, siis kui ma ei söönud, siis ma olin kogu aeg haige. Et jah, siis olid mingid kopsupõletikud, neeruvagna põletikud, mingid haigused, millest mul polnud aimugi, et nad võiksid minu külge hakata. Et jah, et seda oli nagu kohe näha, et see keha on nagu nii vastuvõtlik kõigile tänu sellele, et sa ei anna talle süüa. No nõrk, on ju. Nõrk, loomulikult. Kuidas ta peakski nagu, ta ongi vastuvõtlik, sest tal ei ole üldse energiat, et üldse elus olla. Just, et see oli küll see. Ja kiire kaalulangetus teeb muidugi nagu nahale, et siukse karuteene, et see on nagu tagasi pööramatu. Jah, eriti kui sa nii kiiresti kaalu langetad. Kuna ta tõusis, nagu rasedusega tõusis hästi kiiresti ja siis ta langes hästi kiiresti pärast, siis jah, see on jätnud selle jälje, mis on nagu tagantjärgi mõtlesid, et oleks saanud paremini. Eks me tagantjärele oleme alati targemad. Absoluutselt alati. Aga mis siis peale seda sai? Peale seda, siis kui ma jõudsin nagu sellesse, siis ma jäin pendeldama sinna oma sellesse, aga tegin kogu aeg ikkagi nagu, ma päris ei träkkinud, aga jah, ma tegingi nagu FitLabis, seal on enam-vähem ette öeldud, aga päris träkkimiseni ma jõudsingi kuskil 2023, kus ma MyFitnessPalli leidsin. Ei, enne seda oli NutriData. Ja NutriData tegelikult oli päris põnev, sellepärast, et seal olid, sa ei saa ikka pildi järgi võtta, mis oli hästi äge. Et seal sul on nagu kartulit taldriku peal umbes on ja siis sa valid, et kas sul on 3 või 4 taldrikut pildi pealt. Et see on nagu päris lihtsaks tehtud, kuna sinna vist ise ei saa sisestada erinevalt nagu MyFitnessPallis, siis sinna sa... Toite. Jah, et seal on nagu need Eesti toidud, mis seal sees on, mis jah,
see on niisugune päris äge oli. No miks sa otsustasid trackima hakata? Ma isegi ei tea, kuidas ma selleni jõudsin. Sest nagu kaloritest tegelikult mingisugust aimdust. See oli mu järgmine küsimus, et kuidas sa enda kaloraaži paika panid või mille järgi sa selle paika panid? Nutridata ütles ette, kui palju sa tohid süüa. Enam-vähem. Et ta tegi seal, nagu MyFitnessPalgi on ju, et ta midagi sihukest ütles ette. Aga kui ma MyFitnessPalli läksin, siis ma panin kaloraaži 1000. See on sihuke ilus ümmargune number. Ja makrod tulid sealt automaatselt. Ja nendesse ma nagu väga ei süvenenud, et siis sa vaatasid, et kui selle 1000 pealt ei langenud, enam siis võtsid alla. Ja nii lihtne see oligi. Jätsid mingi õhtusöögi ära või niimoodi, vaata, et äkki siis hakkab langema uuesti. Issand jumal. Mul süda lihtsalt valutab. Mul isegi võistlusteedi ajal mul miinimum kaloraaž oli 1300. Ja me oleme umbes sama pikad, on ju? 1,61, sa oled ka 1,60 mida? 9. No okei, siis oled ikka väga palju pikem minust. Samana. Jah, kaloraaž võiks selle pikkuse puhul ikka nagu suurem olla, jah. Okei. Päris kurb. Mis sa praegu nagu mõtled, nagu kui sa räägid mulle kõiki neid asju? Tegelikult see on nii naljakas nagu tagasi mõelda selle peale, et mul on kogu aeg olnud tunne, et ma tean kõigest kõike. Et kuna kogu aeg loed ja harid ennast, aga tegelikult, kui sa hakkad nüüd tagantjärgi mõtlema, siis ei teadnud mitte midagi. Et see, kuidas sa oled lasknud ennast nagu mingisugusel meedial või reklaamil nagu langenud selle ohvriks ja lootnud asju, mida tegelikult sealt on juba surnud sündinud idee, on ju. Aga mis sa nagu, kas sa praegu nagu selles mõttes mingis mõttes nagu kahetsed ka kõiki neid asju? Jaa, ma oleks saanud tegelikult, kui võib-olla oleksin sündinud mõned aastad hiljem, kus ei oleks olnud selliseid eeskujusid, on ju. Või vanemad ei oleks MTV-d võtnud näiteks, kus sa näed kõike seda. Ja oleks nagu palju lihtsam elu olnud. Mäletan, keskkooli ajal ma istusin kodus ja tegin kõhulihase harjutusi, sest Gary Halliwellil oli niisugune laul nagu, see on siis Spice Girlsidest üks tegelane, oli niisugune laul nagu It's Raining Men ja sealt ta tantsis ja tal olid kõhulihased, nähtavad kõhulihased. No eks jah, tulemust ei olnud. Iluideaalid olid ju tol ajal ikkagi väga teistsugused. Olid, aga natuke kurb on see, et ma tundub, et nad liiguvad praegust natuke sinna samasse kanti tagasi, on ju. Et sa näedki just nende six-packidega inimesi nagu Instagramis ja arvad, et sa teed selle ühe programmi ära ja sa saad selle. Ja eriti need kõik kõhulihas, need programmid, need on kõige tõhusamad. Just. Neid soovitan väga. 15 minutiga päevas kõhulihased. Täpselt. Jah. Olen kõik need läbi teinud ja proovinud. Julgen öelda, et ei tööta. Aga mis sa ise tunned, et mida kõik need, kogu see protsess, mis see sinuga nagu peas tegi? Üks me rääkisime korra nagu, kuidas sul tervis nagu veits ikka kannatas selle all, aga mis sul peas toimus? Kuidas see mentaalselt mõjutas sind? Ma arvan, et ma täna nagu tagasi vaadates tundub, et see, mida ma mõtlesin ja tegin, oli ikkagi täiesti see, kuidas ma vaatan, see pilt, mida ma peeglist nägin, kuidas mul tekkis depressioon lihtsalt sellest, et ma astusin kaalu peale, ma nägin, et mingisugune kilo on juurde tulnud, on ju, ja isegi mõtlemata selle peale, et kas ma eile sõin nagu süsivesikuid rohkem või kas ma jõin vett või mis aeg üldse on, äkki on nagu, mis aeg on kuus ja sa üldse nagu sellele mõtlemata ja siis sa istusid ja ma võisin nutta magama ennast sellepärast, et mul oli kilo 2. Ka siis, kui meie juba koostööd tegime, ma alguses ikkagi nutsin ennast magama sellepärast, et mul kaal oli nagu liiga suur, on ju. Kas sa kunagi oled mõelnud ka enda, või ma ei tea, võib-olla oled teinud seda jällegi, ütleme jah, või kas sa oled näpuga kurku pannud? Jaa.
ikka olen. Aga sellega ma sain ka väga valusa õppetunni, sellepärast et me läksime kõik koos välja sööma ja ma teadsin, et noh, ma ei tohiks süüa seda. Aga me läksime Hiinakasse ja me saime suhteliselt võrdsikaid asja. Ja kui sul on näpud kurku, siis see, mis sealt välja tuleb, on väga valus. Ja see oli nagu siuke õppetund, et seda ma rohkem ei tee. Väga õige. Mulle reaalselt tulevad pisarad silma praegu. See nagu lihtsalt, vaata, ma tean, et tegelikult see, mida sa praegu räägid, nii paljudel naistel on see. Nagu kõik need mõtted ja ka kogu see teekond, mida sa praegu räägid, ma olen nagu 100% kindel, et nii paljud naised tunnevad ennast selles ära. Jah, aga sa arvad, et sa oled seal üksinda, et keegi ei saa aru sust. Ja. Et sa oled seal täiesti üksinda ja teistel on kõigil palju lihtsam. Jah. Kuigi see on ka siukene asi, millest vaata nüüd hakatakse rääkima, et vanasti sa olidki üksinda, aga sa olid väga paljudega asjadega üksinda, et sa ei teadnud ju, sest sellest ei olnud viisakas rääkida. Kuigi tänapäeval ma tunnen ka, et või vähemalt räägitakse ju ka, et tegelikult inimesed muutuvad aina rohkem nagu üksikuks, sest justkui sul tekib läbi sotsiaalmeedia see tunne, et et ma olen nagu osa millestki, aga tegelikult sa istud lihtsalt telefoni ees, on ju. Jah, seda tõepoolest on küll. Et niivõrd kuivõrd jällegi, et kui paned selle energia sisse, et päriselt inimestega füüsiliselt kokku saada, et siis jah, aga ma arvan, palju on ka neid inimesi, kes istuvadki lihtsalt telefon kätes ja kindlasti. Ja näevad neid ilusaid inimesi sealt, kes võib-olla ei olegi need inimesed. Võib-olla nad on ai poolt töödeldud, sa ei teagi. See kõik on nagu ainult mingisugune pettukujutelma. Ja siis sa vaatad seda ja siis vaatad ise peeglisse ja mõtled, et miks mina ei ole, miks mina ei saa. Isegi just sel hetkel, kui sa ise nagu näed vaeva selle nimel ja see ei toimi. Aga siis tulebki küsida, et aga miks sa peaksid olema üldse selline? Ja see on nagu täpselt see, mis ma enda nagu võistlust teed ja ma lihtsalt loodan, ma ei tea, ma palvetan, ma ei tea, mis universumile või mis iganes, et see tuli nagu sealt ka välja, et nagu jah, mul on praegu nagu nähtavad kõhulihased, aga vaadake, kui vastikult ma ennast tunnen. Nagu see ei olnud tore nagu. Ja praegu ka mul ei ole enam nagu nii nähtavaid. Mul on mingi joon siin on, aga mul ei ole kindlasti süksed kõhulihased. Aga saad aru, iga kell vahetaks neid nagu praegust olekut nagu see praegu ma tunnen ennast hästi, mul on energiat ja kõik see, et see on nagu 10 korda rohkem väärt kui kuradi ma kõhulihased. Nagu, mis teed nendega? Täpselt. Eesti ilm isegi ei lase neid näidata nii palju. On ju? Eriti Eestis, mis sa teed? Ja kõige näljekam see, et tegelikult mitte kedagi ei huvita ka, kas sul on need või ei ole. Ei, see lihtsalt ongi mingisugune asi, mis on sul ainult peas. Ja see tegelikult selle dieeditamise asemel oleks hoopis pidanud tegelema nende asjadega, mis sul peas on. Ja oleks elu palju lihtsamalt, et ma ei ole ka väga suur selline nagu selles mõttes body positivity toetaja, kes arvab, et kõik inimesed võiksid olla nagu ülekaalulised, sest see ka ei ole tervislik. Et aga lihtsalt endaga tegeleda, et sa saad aru, kus kohas on see tervislik, kus sa jõuad liigutada ennast, kus sa saad joosta bussi peale, et see ei tekita sinust probleemi, et kükitades maast asju võtta, et kõik see tegelikult on ju elukvaliteedi küsimus, See on see, kuidas ma enda emale näiteks, kui ta küsis talvel mu käest, et ma ka aasta aega olen temaga tööd teinud, et lõpuks küsis, kuule, Laura, näita mulle mingid harjutused. Siis ma ütlesingi talle, vaata, siin on see ülepress, see on selleks, et kui sa oled vanem, et sa jaksaksid kapist nagu mingid asju võtta. Ma selgitasin talle iga harjutusi niimoodi lahti, et miks see on oluline. Et jah, täpselt seesama mõte, et nagu, kui see on natuke kõrgem rasvaprotsent, absoluutselt ei ole vahet. Kui see ei ole nagu, ei mõjuta sinu elu kvaliteeti, tervist ja heaolu. Just, et ja sinu südame tervist ja kõike, et pigem nagu sellele tuleks nagu rõhuda ja sellele mitte nagu panna seda, et peas teha asjad niimoodi korda, et sa ei paneks kogu seda tähelepanu sellele välisele.
ja on elu palju lihtsam. On, eks ju? Jaa, absoluutselt. Ma nüüd võin öelda, jaa. Väga hea. Aga miks sa minuga ühendust võtsid 10 kuud tagasi? Sellepärast, et ma nägingi ühte sinu postitust, mis oli selle kohta, et kuidas naised söövad liiga vähe. Mingisugune niisugune postitus oli ja siis ma jäin vaatama üleüldse su asju. Ja siis ma nägin, et sul on psühholoogi taust. Ja see oli nagu see asi, et äkki kui ma vingun talle, siis ta saab arumust ja oskab mind suunata kuidagi. Et ma olin nagu selle toitumisega ju varem ka tegelenud, aga lihtsalt kui keegi ütleb sulle, et ära virise, et sa saad hakkama, tegelikult on ju kõik hästi, siis minu puhul see ei toimi. Et mul on natukene nagu vaja siukest võib-olla põhjalikumat lähenemist, et ma teaksin, et ma saaksin mingitest asjadest nagu paremini aru. Et see on täpselt nagu öelda depressioonis inimesele, et aga naerata. Et see ei tööta. Et täpselt samamoodi, et kui sa lihtsalt ütled mulle, et aga sa oled sellisena ka ilus, siis see nagu, kui mina seda ei tunne, siis see ei tähenda mulle mitte midagi. See ongi see mingi ütlus ju see, et me usaldame mingi 0% seda, mida keegi võõras meile ütleb, 50% seda, mida mingi tuttav ütleb meile, aga 100% usaldame nagu seda, mida me ise endale ütleme. Ja seda sisekõne tulebki muuta. Et tegelikult iga dieet peaks hakkama selle sisekõnega üldse, et kuidas need asjad peas korda saada. Aga kuidas nagu... Mis siis, kui sa minuga ühendust võtsid, et kuidas sul siis see nagu suhet toidu ja kõige sellega nagu oli? Siis ma hakkasingi jõudma nagu jumala halba kohta. Et ma tundsin, et ma jõuan jälle sellesse halba kohta. Ma nägin, et kaal tõusis. Kuigi ta oligi, ma võtsin sinuga ühendust septembris ja ma olin tegelenud MyFitnessPalli nagu sisestanud kõike kuskil märtsist, niimoodi hästi aktiivselt ja pärast jaanipäevaks kaal tõusma. Ja ma siiamaani ei tea, miks ta hakkas tõusma, sellepärast, et ma ikka olin oma 1200 kalori juures, aga kuidagi ta hakkas tõusma, vaatasin seda kaalukõverat ka, et ta lihtsalt oligi ja tõusis. Mulle tundus, et mul hakkas jälle hirm tekkima, et mis siis, kui ta läheb käest ära. Ja siis Instagram nagu sai aru sellest, et see hirm tekkis ja soovitas mulle. Eks ta kuuleb pealt kõike vaata. Ta kuuleb nii pealt, aga ma isegi ei olnud selle vastu. Ja siis ma kirjutasin sulle ja mõtlesin, et aga äkki sul on mingisugune nipp, et kuna kogu sinu olek tundus nii ehe, et seal ei olnud seda filtrit peale, mis võib-olla muidu oleks, muidu ma enam ei usaldanud. Jaa, kusjuures see on nii naljakas, et seda ütled, siis ma eile kahjuks või õnneks mul odes Marita ei kuule seda siin. Marita on ka üks mu klientidest, kes kutsus mind Kopli Sörgile jooksmas. Ma jagasin just hiljuti, jooksmine nii tore on ja, aga ma jooksin mingi 2-3 kilomeetrit. Siis kutsus mind sinna Kopli Sörgile 5 kilomeetrit ja ma pidasin ilusti vastu, kõik oli okei. Aga siis ta lõpus ütles ka, et kuule, sa oled nagu isegi nii palju ägedam kui nagu see, mis nagu mingi Instas ja mis ma muidu nagu suhtlen, et nagu paistab ja siis ma nagu isse kui armas, nagu nii tore, et mul on nagu nii hea meel, et ongi kogu mu selle sotsmeediaga, ma tahangi nagu seda päris elu näidata. Absoluutselt ja see on nii tore. See on nagu, see ehedus on nagu see asi, mida seal sotsmeedias on nii vähe. Ja täpselt sellepärast mul on ülimalt hea meel, et sina ka praegu räägid nii ausalt ja reaalselt. Mul vahepeal tõesti tulid pisarad silmades, ma olen nagu lihtsalt, ma ei tea, ma olen liiga, sellepärast ma ei saaks nagu näiteks depressioonis inimestega või niimoodi tegeleda, sest mul lihtsalt võtaks koos nendega. Jaa, ma täitsa usun. Et see toitumise, see teema nagu, mul on, vaat see, mis sa ütlesid ka hästi naljakas, et mul on see psühholoogia taust, on ju. Ja mina saangi aru, nagu tegelikult mingi suht 9% mingi psühholoogi tööd nagu. Kindlasti. See toitumisnõustamise teema, panen kava paika, tee täida või see on see lihtne osa. See on see lihtne osa, aga ongi, kuna tegelikult ma ütlengi, et sest toitumine algab sul nii palju sealt peast,
ja mida sa endale ütled, et siis see võib-olla ongi nagu palju olulisem kui see, et kas sa paned sinna makaronid või riisi, on ju. Jaa. Aga kuidas sul see teekond minuga nagu läinud on, et või nagu, mina ju näen oma mingi nagu vaatenurga alt, on ju, aga kuidas sa nagu ise tunnetad, et mitte üldse nagu selles mõttes, et ära mind nagu selles mõttes hakka promoma, sest see ei ole see eesmärk, on ju, vaid just see, et me oleme nagu erinevaid asju ju ka katsetanud, on ju, et mis emotsioonid sul nagu nendel eri etappidel nagu olid, mis nagu mõtted, kas sul vahepeal mõtlesid nagu jätad üldse pooleli, kas sa vahepeal mõtlesid, et ai nüüd hakkab tulema või nagu räägi kuidagi seda nagu protsessi nagu lahti. Me ju alguses hakkasime sööma. Ja tõstsime seda kaloraaži, see oli päris hirmus, aga siis ma hingasin sisse välja ja mõtlesin, et okei, sina ju vastutad, et mina ju teen lihtsalt seda, mida sina ütled ja sina vastutad, on ju. Et kui midagi peaks nagu väga pekki minema, siis ma saan alati näljatada. Ma saan alati näljatada, aga sina vastutad selle kõige eest, on ju, ja siis ma tegin seda ja see kaal tõusis ja ta tõusis ja ta tõusis, see oli nii hirmus. Aga kas sul oli nagu endal nagu halb tunne ka või? Ma kartsin natukene, mul oli see nagu see hirm oli sees, aga samas oli nagu see lootus, et ühel hetkel, et tegelikult sa ju näed, näiteks täpselt nagu kuna hästi palju jälgin neid võistlejaid, siis näed, et nad lähevad dieedile, neil tuleb nagu välja kohe see, ja et see peab olema võimalik ja kuna mul varem ei olnud nagu nii, et ma oleks üks ühele nõustumist olnud, vaid oli ikkagi nagu see mingisugune valmis toitumiskava või mingi valmis programm, kus lihtsalt midagi kasutasid, siis ma mõtlesingi, et ei, ma annan ise selle kontrolli nagu ära täiesti ja sina ütled, et sa ju tegelikult näed seda, et kui asjad hakkavad nagu jamaks minema, on ju, et siis sa ütled mulle, et kuule, lõpeta ära, söö vähem, on ju. Ja see algus oli nagu põnev. Ja see oli juba raske ka, sest kui sa tuled 1000-1200 kalori pealt, on ju, ja siis sa pead 1730 kalorit hakkama sööma, see on nagu mingi 2 toidukorda rohkem, on ju. Et alguses ma tegingi seda, et võtsid nagu mingit ja rasva võib olla toidus päriselt. See täitsa üllatus oli minu jaoks. Et ei pea olema see keedetud kana ja munavalge, on ju. Et see oli nagu niisugune nagu põnev ja siis ma võib-olla hakkasin ka rohkem jälgima neid makrosid. Varasemalt ma jälgisin makrosid ka, aga kui asjad mahtusid ära, siis tundus, et kõik on nagu okei. Aga tegelikult sellel rasval on ju ka vahe, on ju, et kas see rasv tuleb sul kartulikrõpsust või see rasv tuleb sul nagu mingisugusest peanut butterist, on ju, et seal tegelikult on ju ka täpselt samamoodi on nagu see vahe sees, on ju. Et siis ma hakkasin seda nagu neid nagu uued head ja halvad toiduained tekkisid, on ju, ja sinna heade toiduainete juurde tekkisid nagu palju rohkem nagu valikuid, mis oli päris põnev. Et jah, see oli nagu siis, ja siis me läksime dieedile. Ja see oli lihtsam. Oli jah? See oli palju lihtsam juba. Et ja seal tegelikult see ka ju ei läinud nagu ladusalt ta ei hakanud ju kukkuma, et ta ikkagi seisis tükk aega ja ta siiamaani ta ikka liigub, et kui inimesed räägivad seal, et sa võtad nädalas kilo alla, siis mina võtan 2-6 kilo alla võib-olla, on ju. Aga kui sa seda pikas ja see kõigus, et ta tuleb tagasi, siis ta läheb ja tuleb ja läheb ja tuleb ja läheb. Et tegelikult ma leidsin ühe hästi ägeda nipi, mis mulle tundub, et mul natukene ka aitab, on see, et ma kaalun ennast niimoodi, et ma lasen selle läppi minna, aga ma ei vaata seda kaalunumbrit ja lasen nagu kaalulda äppi saata ja siis ma võtan nädala keskmise. Et siis ta nagu kuidagi, siis ma seda, et kui ma näiteks ühel päeval saan nagu selle oma nädala madalama kaalu ja teisel päeval saan nädala kõrgema kaalu, siis kohe ju tekib see, et ma võtsin kilo praegust nagu juurde, aga see kilo on vesi, see kilo on toit, mis sul on veel soolestikus, et see sellega kuidagi ei oska seda, võib-olla lühikeste sammudena ta tekitab rohkem emotsiooni kui see, et kui sa näed, et kuuled, aga see on ju tegelikult 200 grammi madalam kui eelmine nädal, et tegelikult on ju kõik ilusti, on ju. Aga siuke peatrikke tuleb teha. Jaa, ega ongi see nagu
ma näiteks mõnele kliendile üldse ei lasegi trackida nagu kaalumist. Kas me seda vist... Me tegime seda vahepeal. Tegime, jah. Ja me tegime selle 1 nädala ja siis tuli välja, ma ei saanud sulle edastada seda check-in'i, sellepärast, et kaal tuli panna. Aga jaa, tegime küll. Aga jah, mulle tundub, et ma pean kaaluma ennast. Ma arvan, et see on üks asi, et ma jätan toidu kaalumise ära. Aga ma ennast pean kaaluma, et see on nagu siukene... Kas sa tunned, et see on see kontrolli tunne? See kontroll. See on puhtalt ainult kontrolli tunne, sellepärast, et see seilik võib täna olla natukene rohkem ümber või natukene laiemalt, aga see kaal nagu näitab kuidagi seda, see on tabel, see on ikkagi mulle olemas tabel, et data on olemas. Aga kas see on nagu kontroll nii positiivses kui ka negatiivses mõttes? Jah, kindlasti. Nagu selles mõttes, et ma eeldan, et vahel on ka juhtunud see, et näiteks õhtul söödki midagi, mis võib-olla ei ole nagu kõige, ma ei taha öelda halb, vaid ongi lihtsalt mitte keha toetav, maala mingi kook, midagi sükest. Ja siis järgmisel päeva lähed kaalule ja vaatad, tegelikult ei olnudki midagi. Et siis nagu, ma arvan, neid asju on sul ka juhtunud ju. Absoluutselt, kindlasti. Et näiteks oligi, et on mingisugune sünnipäev ja ta ei anna nagu kohe, ta ei mõjuta nagu kohe, et selles mõttes, et sa lähed järgmisel hommikul kaalule ja vaatad, aga midagi ei juhtunudki. Ja siis sa võib-olla lasedki järgmise päeva tänu sellele nagu, et see ju ei muutnud midagi ja tegelikult muudab. Ja siis sa lased ka järgmisel päeval võib-olla nagu selle kontrolli natuke lõdvemaks ja siis tuleb see valus löök sulle ühel hetkel. Siis saad aru, et okei. Et ei saa iga päev kooki süüa. Iga päev ei saa kooki süüa ikkagi. Aga kas sulle siis, kui me läksime defitsiiti, et kas sa siis kuidagi nagu, me läksime ikkagi, me ei läinud nagu mega ekstreemselt, võrreldes nagu sellega, mis sa nagu varasemalt teinud oled. Aga oligi nagu lihtsalt niimoodi ju, et põhimõtteliselt võtsid õhtul pool kohupiima nagu terve kohupiima asemel ja panid munavalget natuke juurde ja läks täpselt samamoodi edasi. Tegelikult see defitsiit minu jaoks mu toitumise harjumustes põhimõtteliselt mitte midagi ei muutnud. Aga ma sain nagu selles juures nagu hästi palju targemaks. Näiteks toiduainete osas, mida ma üldse ei talu. Sellest ma tahtsin ka rääkida. Et see on nagu täiesti põnev, et ma sundisin ennast ilusti oma juurikaid sööma ja siis tuleb välja, et ma saan tooreste toiduainetega nagu paremini hakkama. Ma tunnen ennast paremini ja jah. Ja tegelikult vaata praegu ka, et praegu sa ju enam ei tracki, aga ma arvan, et see, et sa mingi aeg trackisid, kui me jätame korra selle vaimse poole kõrvale, et tegelikult see oli ju mõnes mõttes ka hea, sest vaata, kuidas sul nagu arusaamine toidust nagu muutus paremaks. Aga ma trackin ikka. Ma trackin, tähendab, mitte ma ei kirjuta nüüd enam kõike üles, aga ma kontrollin mingeid asju. Selles mõttes, et kui ma võtan mingi uue asja, siis ma kontrollin sellest, nagu, kui ma vaatan paki pealt, et selles on valku nii palju, seda nii palju, siis tegelikult see ei ütle mulle mitte midagi, sest ma ei hakka peas arvutama seda kokku, et kui ma võtan seda mingisugune 34 grammi. Et ma ikkagi panen, kui ma teen mingid uued toidud, siis ma panen need ikkagi kirja ja vaatan seda, et see on umbes niimoodi, et selge, et siis ma oskan seda, sest see trackimine toimub peas ju edasi. See trackimine toimub peas edasi, aga lihtsalt mingid asju ikkagi MyFitnessPalis natukene nagu kontrollin. Ja miks sa teed seda? Sest mulle tundub see õige. Kas see on... nagu selles mõttes nagu minu arust siin ei ole õiged ega valet, et selles mõttes ma praegu ei anna mitte mingit hinnangut, sest ma tean inimesi, kes ütlevad, et nad ei tahaks tegelikult kogu aeg nagu trackida, et neile nagu, et nad tunnevad, et see ei ole nagu õige. Aga ma tean, näiteks see sama selle kaalumise teemaga ka, et üks isegi toitumisnõustaja, kes on mul tuttav, ta ütles, et ta ka iga päev kaalub ennast. Ta tahab teada, et kuidas mingid toidud teda nagu mõjutavad. Et see on lihtsalt info ta jaoks. Ja see ongi info. Just, et see ei olegi, see trackimine ei olegi midagi muud kui lihtsalt info. Et see on lihtsalt niimoodi, MyFitnessPalist on mul palju lihtsam ülevaade saada sellest näiteks ühest toidukorrast, kui seda on hakata ise nagu arvutama ja mõtlema, et see annab mulle nii nagu selle kiire ülevaate sellest. Aga mis on, kui seda praegu, kui näiteks ühel päeval, ma ei tea,
sa ei saa vaadata, mis seal on, mis sul siis juhtuks? Ma arvan, et mitte midagi. Nii. Tegelikult enam ei juhtuks mitte midagi, et selles mõttes on kõik väga hästi. See oligi mu jaoks oluline. Aga mis on nagu, kuidas sul see nagu, sest ma nagu saan aru, et vanasti sa olid hästi pingsalt nagu niimoodi kinni ja lihtsalt see, et seda tohib, seda ei tohi ja nüüd kaalu peab langetama ja ei söö ja kõik on halvasti, on ju. Kus või millal, ma ei tea, kas sa mäletad seda mingit hetke või nagu, kus sul käis nagu see klikk ära või kus sa said aru, et kuule, et esiteks sa pead enda peas midagi muutma ja millal see muutus siis su peas toimus üldse, sest ma saan aru, et alguses sa ikka nutsid, isegi kui me koostööga alustasime. Ja, aga see muutus oli mingisugune 2-3 kuud tagasi äkki, kus ma hakkasin äkki tundma, et tegelikult ei olegi ju midagi valesti. Täiesti nagu, minu meelest see tuli suhteliselt tühja koha pealt, aga lihtsalt, et ma võib-olla sain asjad selgeks. Võib-olla nagu see, et sa träkkisid, sa nägid, sest see träkkimisel ei ole ju mitte mingit muud eesmärki kui lihtsalt informatsiooni saamine. Et sa nägid, kuidas asjad toimivad, sa said aru, millised on süsivesikud, millised on valgud, mis mulle sobib, mis mulle ei sobi ja sa saidki selle toitumise nagu toitumise selgeks. Et sa saad aru, et see on kütus, maitseid saad sa alati muuta nendel asjadel ja sa saidki aru, et see on nagu kütus, mis toetab sind, et mul on energiat, ma lähen trenni, ma jõuan seal teha asju, ma saan progresseeruda, ma jõuan minna jooksma, mul on hommikust õhtuni energiat, et mingeid asju teha. See tähendab, et kõik asjad on õigesti ja tänu sellele ma arvan, et see toitumine sai paika, sai ka ajukeemia paika. Lihtsalt, et hormoonid ja kõik on ju, et see käis see klõks ära ja siis elu on ilus. On ju? Ja, palju parem. Nii äge. Nii lahe. See on väga lahe tõesti. Aga kas sul praegu ei ole seda nagu vaata, kui sa praegu nii-öelda selliselt ei tracki, et sa lihtsalt söödki tunnetuse pealt siis? Jaa. Aga lihtsalt ma tean, et milline tunnetus on õige ja milline ei ole. Et kui ma sõin tunnetuse pealt pizzat ja burgerit, siis mulle tundus ka, et see on nagu õige. Et aga nüüd ma saingi nagu selle toitumise osa selgeks. Et ma siiamaani tegelikult ei uskunud, et kui ikka näed nagu neid, kes ütlevad, et ei, et trackida ei tohi ja see teeb sind nagu katki ja kõik asjad. Aga sa ei saa muud moodi. Sa pead alguses trackima, mina arvan, et sa pead alguses trackima, et sa saaksidki üldse aru, millised on need sinu kogused, millised need on need sinu toiduained. Ja just see, millised on ka sinu toiduained. Sest nagu me rääkisime ka, vaata, et me ju saime aru, et juurikad sulle võib-olla ei ole nagu need nagu kõige paremad. Ja kui sa ei teaks, kui sa ei paneks kirja, mida sa võib-olla sööd, ma ei teakski seda. Sa ei teakski seda, sa ei saaks aru, et sa võid aimata, et ma ei tea, siin vist paar päeva tagasi ma sõin seda, et võib-olla sealt see tuleb. Ja me juba alguses välistasime piimatooted ja kõik asjad on ju, et kuni me selleni jõudsime, et tegelikult selleks, et aru saada nendest asjadest, seda tulebki nagu trackida ja silma järgi sa koguseid ikkagi ei pane. Et nagu see peanut butter'i asi on ju, et see lusikatäis on ikka väga erinev asi on ju. Et sellepärast mingeid asju kaerahelbeid ma siiamaani, ma ei kaalu neid, aga mul on mingi tass, millega ma panen täpselt, et sa tead, et ikkagi sa mõõdad, sest kui ma võtaksin selle poti ja kallaksin sinna poti, seal võib olla nagu 70 grammi, 50 grammi või 30 grammi, et ta läheb seal vees laiali ja sa ei panegi seda nagu tähele, et tegelikult kokad teevad ka süüa ju mõõtade järgi. Ja üldse, kui sa mingi retsepti ette võtad. Võtad ju teed selle järgi, et mille poolest siis see, et sa oma toitu nagu niimoodi kaalud on nagu nii palju erinev. Et ma ei ütle, et seda peaks tegema, et selles mõttes, et kui sa saad hakkama silma järgi ja taldriku reegliga või mis iganes. Aga võib-olla see taldriku reegel on ka et sul oleks, et sa teed nagu vahet, et millised on rasvad, millised on valgud ja millised on süsivesikud ja mida nad su kehale teevad, et siis kui sa sellest kõigest aru saad, on see asi kõik palju lihtsam. Jaa. Seda küll. Vaatan, meil siin aeg muidugi juba lendab, aga ma vaatan, mul on mingid olulised küsimused vist veel. Seda me rääkisime.
me enam-vähem nagu rääkisime peaaegu kõigest niimoodi, natuke puudutasime, mis mul need küsimused siin olid. On nii, jah? Ja. Lihtsalt infoks, et mina lugesin enda küsimused, ma panin nüüd kirja, okei. Ei abil muidugi on ju tegema kõike 100%. Ma andsin talle suuna ette, tema mõtles välja on ju, aga ma lugesin ühe korra üle, ma vaatasin, et okei, sobib. Ühe ma vist natuke muutsin, aga sina lugesid 6 korda. Nii et selles mõttes Triin teab küsimusi paremini kui mina. Mulle tundub, et meil sai kõik kaetud. On jah. Ma võib-olla küsiks lihtsalt siia lõpetuseks veel seda, et nagu sa ise tead, nagu ma siin rääkinud ka olema, et nii palju, et on nagu olnud sinu selles olukorras ja mida sa soovitad nagu nendele naistele ja ma tean, et mehed kuulavad ka, nii et mehed võivad ja üks mees on kirjutanud isegi lausa e-maili, et kuidas ta kiitis mu podcasti ja ütles, et ei ole ainult naistele, et on meestele ka. Nii et kõik, kes praegu kuulavad, mis sa nagu vaata, kõik võib-olla ei võta endale nagu mingi toitumisnõustaja või midagi sihukest, aga mida sa tunned, et mida võib-olla saaks juba nagu see inimene, kes on sarnases olukorras nagu sina võib-olla mingi hetk olid, et mida sa soovitaksid neile? Hakata tegelema probleemiga, et miks sa üldse oled jõudnud sinna. Et mida sa tegid valesti, et sa jõudsid sinna. Et kust kohast läksid kust kohast näiteks tulevad need mõtted, et sul üldse ongi vaja hakata kaalu langetama, et kas see on nagu päris vajadus või see on nagu pseudoprobleem üleüldse. Ja siis lihtsalt endale teha selgeks algtööd. Ei midagi enamat. Et mitte ainult lihtsalt 1000 kalorit. Ja kindlasti mitte võtta mingisuguseid valmiskavasid. Sellepärast, et tegelikult me oleme väga palju harjunud ise oma mingisuguste toodetega, oleme harjunud oma söökidega, meil on oma maitse, et õppida kohandama kõike seda nagu iseenda järgi ja küsida kas või AI käest nõu palju on, sest ma räägin Claude'iga kogu aeg, ilmselgelt liiga palju. Ta isegi ütles mulle üks kord, et kuule, et ta rohkem muga ei räägi, et palun räägi oma toitumisnõustajaga. Ja, kuule, räägi see lugu ka. Mis sa seal küsisid Claude'i käest? Ma ei mäleta, mis ma küsisin ta käest, aga see oli... Midagi ma küsisin ta käest ja siis ta ütles, et tema ei vasta sellistele küsimustele, et kuna ta teab, et mul on toitumisnõustaja, siis tema peab vastama nendele küsimustele ja tema lihtsalt ei vasta, et ta ei vastanudki. Mis see kui kuri? Jaa, aga jah. Nii et ei saagi kõiges aidata. Vahepeal ta keeldub. Okei, aga üks küsimus on veel, mis on hästi oluline mu jaoks. Ja see on siin lõpetusse osas. Seda ma nüüd ei mäleta. Et mis sa ise tunned, et kogu nagu praegu me ei ole tegelikult üldse nagu võib-olla nii süvitsi läinud lihtsalt, sest ega me siin 5 tundi ka ei saa rääkida. Aga mis sa ise tunned nagu kogu see, kui sa vaatad selle teekonnale nagu tagasi, kus sa olid seal keskkoolis kuni praeguseni, mille üle sa tunned kõige suuremat uhkust? Võib-olla tänase hetke üle, et see kõik on nagu läbi tehtud ja see kõik on õpetanud midagi, et võib-olla nagu kogu see protsess, kuidas vahel on iseendast ka kahju niimoodi täpselt, et sa mõtled tagasi, miks ma siis nagu niimoodi, siis ei olnudki nagu midagi, et tänasel päeval on nagu sa vaatad peeglisse ja vaatad, olengi selline nagu ma olen ja lähme teeme midagi. Nii lahe. See on minu meelest ka nagu siuke tore. Kas sa tunned ennast praegu hästi? Ma tunnen ennast praegu väga hästi. Ja. Nii lahe. On. Ja väga palju tänu sinule. Aitäh sulle. Ma lihtsalt nagu kuna ma tean vaata kõiki neid vestlusi, mis meil nagu vahepeal olnud on ja kõik see,
siis mingi vahepeal mõtlesin, mis me selle Triinuga nüüd teeme ja lihtsalt nagu noh, ongi just see mingi üks hiljutine sõnum, mis sa ütlesid mulle, et kus sa rääkisid just seda vaata, et sa enam ei mõtle nagu toidu peale, et sa lihtsalt nagu okei, mul on nälg, davai, ma siis nüüd söön midagi, onju. Et ei ole see mingit nii see toidu fookus on ära kadunud, et see on nii naljakas, et kui mul oli, kui me läksime dieedile, siis ma mõtlesin kogu aeg, kuigi mul ei olnud kõht tühi isegi, aga sa mõtlesid, et okei, ma pean hommikul seda sööma, siis mul on nagu see, siis ma pean selle ja siis ma pean sinna. Või näiteks, kui ma läksin kuhugi, mis oli kõige õudsem minu meelest, sa lähed, sa oled toidu fookuse mõelnud endale sellest, et sa oled dieedil, sa tohid mingeid kindlaid asju süüa, et kui me kuhugi läksime, ma võisin teistes inimestes probleemi tekitada sellega, et aga siin ei ole mitte midagi, mis mulle sobiks, vaata, onju. Ja siis selle asemel, et kuidagi kohanduda, sa lihtsalt oledki nagu õnnetu ja kuri. Võib-olla sa ei näitagi teistele välja, aga sa oled peas õnnetu ja kuri. Sellepärast, et noh, mina olen selles kohas, kus mina olen nagu näiteks dieedil või mina tahan nagu kaalu langetada ja teised kõik saavad ja mina ei saa. Kuigi tegelikult täna ma isegi ei tahagi neid asju. Et mind nagu üldse rahulikult võivad kõik istuda ümber laua ja pitsat süüa. Mulle väga maitseb oma kana. On jah? Jaa. Aga sa vahepeal sööd pitsat ka ikka? Ei söögi või? Üldse ei söö? Sest mul ei ole üldse nagu tunnet. Ma näiteks mõtlen, ma teen endale mingi hästi maitsestatud kana, terve hunnika mingeid kuubikuid ja siis, kui teised kõik istuvad ja näksivad oma mingisuguseid kartulikrõpse, siis ma mõtlen oma kana ja ma olen jumala rahul selle, sest seda saab jumala hästi maitsestada, see ei anna sulle mitte midagi, kõik on hästi. Ja, nii lahe. Aitäh, siuke toidufookus on ära kadunud ja kui see toidufookus ära kaob, siis läheb kõik palju paremaks. On jah? Jaa. Siis läheb kõik palju paremaks. Et ta võib jääda sellest, et mis maitsed on ägedad või jah, just, et mis on mingid uued maitsed või uued retseptid, see kõik on väga põnev, aga lihtsalt see, et mis on need sinu kogused ja kui see ära kaob, sest sa harjud sellega ja võtad seda kuidagi nagu loomul, nagu hingamist, siis läheb kõik palju lihtsamaks. Aga see on teekond, kuhu jõuda. Ja. See on teekond, ja. Ei, ma täitsa nõustun just, see on nii naljakas, sest ma ise ju ka peale dieeti, et mul oli ka ikka rets toidufookus. Ja nüüd ma mõtlengi, et sul oli see ju, sul võis ju see olla, sest sul oli nagu ju neid keelatud asju ikkagi päris palju, Asi ei olnud isegi selles, vaid nagu, vaata isegi nagu peale võistlusi, mul oli ju ikkagi kogu aeg nälg, sest mul oli tekkinud täiskõhutunnet. Sa söödki oma toidukorra ära ja mõtled nii, millal nüüd järgmist korda saab süüa, ja nüüd ma olen ka nagu vaikselt, ka mul hormoonid asjad on nagu vist nagu paika loksumas ja nüüd ma tunnen, et issand, et see on ära ja see hea on olla nagu. Ja nii tore on. Ma arvan, et see on ka see näiteks see, et väga paljudes dieetides on rasv nagu hästi välja võetud, siis see on ka see üks asi, mille sina tõid mu juurde. Ja ma arvan, mis on nagu hormoonid nagu niimoodi korda teinud, et kõik igasugused tujude kõikumised ja siuksed, et mulle tehakse liiga tunne on ära kadunud täiesti, mis on oivaline. On jah? Jaa, see on väga. Ma arvan, et teistel su elus on ka toredam olla nüüd. Ma usun küll. Nii lahe. Tead, on sul veel midagi, mida sa soovid jagada? Enne kui ma siia lõpetusosa juurde. Ma arvan, et ma olen väga palju jaganud ära juba. Ma arvan ka, et see on nagu nii lahe. Mul on nagu ma ütlesin sulle ka vaata, mitte, et ma nagu kartsin, ma tean, et sa oled siuke nagu, sa oled nagu, ma ei kartnud su käest küsida, et jõu, tule mulle nagu podcastis. Ma tean, et sa oled siuke nagu, pigem nagu avatud, ekstravertne inimene. Mul on mõni klient, ma isegi ei hakka, ma tean, nagu, ma ei hakka küsima, nagu ta elab oma väikses kastikeses ja see on okei, aga mul on nagu nii hea meel, et sa nagu nii avatult nagu praegu rääkisid, sest nagu esiteks ma arvan, et see nõuab väga palju julgust üldse niimoodi nagu ennast avada. Ma vist ei ole ka kunagi rääkinud oma sellest toitumist. Nii, et selles mõttes on nagu üliäge ja lihtsalt ma nagu, vähem mina sain siit küll nagu nii enda jaoks kui ka siis kui ma vaatan kuulajate vaatenurgast, siis ma arvan, et nad see on nagu väga palju väärtust
nagu ma arvan, see mulle vähemalt tundub, kuna sa oled täpselt see inimene, kes kuulab seda podcasti või noh, selles mõttes nagu persona mõttes, vaat nad on kõik mul siin samasugused või noh, selles mõttes võib-olla mitte täpselt samasugused, aga noh, mingil määral vaata võib-olla samas kohas olnud. Ja see, et sa praegu jagasid enda mõtteid ja see, et sa jagasid ka seda nagu teekonda ja enda neid õppetunde ja kuidas sul mõtlemine muutus ja mida sa tegid ja mida sa said, nagu ma arvan, see on nagu mega väärtuslik. Nagu ma loodan, et äkki keegi, kes on kuskil samas kohas, kuskil halvas kohas praegust, et siis ta äkki on kuskil mingi lootuskiir. Lootust on, jaa. Nii et ja, aitäh sulle, Triin. Aitäh sulle, et sa kutsusid, see oli nii põnev. Joo, me teeme siis siia lõpetuse ka. Mul on kaks olulist asja. Esiteks, kui sa päriselt ka said siit nagu väärtust episoodist ja kui sulle meeldis Triin ja kui mina sulle meeldisin ja kui sa said siit mingit nippe, siis ole hea, jaga seda, kas siis esiteks jaga seda teistega, sõbrannadega, tuttavatega, perega ja kui sulle kuidagi mingi mõte nagu eriti kuidagi silma paistis, siis kirjuta mulle, kirjuta Triinule Instagramis. Minu Instagram oli @laura.dism ja sinu Instagram on Triin Peterson on ju. Muide, fun fact on see, et minu ema lapsepõlve nimi on ka Peterson. Selleni me jõudsime ka koostöö alguses, et kas me oleme kuskil äkki sugulased või? et see on fun fact kõrvale. Ja siis teine asi on see, et kuna ma tahan nagu selles mõttes Triinule ka midagi vastu anda, et ta siin mul podcastis oli, siis nagu te aru saite, siis Triin on graafiline disainer ja täitsa, mis see graafiline, mis asju sa teed? Kujundan asju, kõike, mida saab trükkida. Kõik reklaamid, ajalehed, ajakirjad. Ja mis sellised asjad? Ehk siis, kui teil on endal või enda ettevõttes näiteks midagi sellist vaja, siis teate, et Triin väga hea meelega aitab ja infot leiab Triinu kohta disco.ee oli, mis viib disco.ee, mis on siis disco K-tähega nagu eesti keeles. Jaa, ikka Eesti värk. Väga hea. Et siis ühesõnaga teate, et kui kunagi tulevikus on vaja, võib-olla praegu ei ole vaja, pange endale kirja, siis saate Triinile kirjutada ja ma arvan, te saite aru siin episoodis, et Triin on väga äge inimene ja ma tean, et ta teeb oma tööd ka väga hästi, sest ta teeb ka ühe minu vana tuttavaga teeb ka koostööd, nii et ühesõnaga teate, kelle poole pöörduda. Võt. Aga sellega me siis täna lõpetame. Aitäh kuulamisest. Aitäh Triin sulle veel sellega. Ja siis järgmise korral. Tšau!